No nii, tervitused taas siit Alutaguse puhke- ja spordikeskusest. Tervitame teid Eesti meistrivõistlustelt Disc Golfis 2020 aasta numbriga. Oleme vaatamas meeste Pro Open divisioni liiderpooli teisel päeval Alutaguse Kuldse Kotka rajal ja algamas siis video, kus näitame teile tagumist 9 rada. Stuudios on Anton Jenden ja endiselt on minu kõrval Eesti Disc Golfi moegurmaan Jaak Ogend. Heippa heia, siin Dropzone'i kaksik jälle tagasi ja jälgime siis Maurit, Marionit, Rasmust ja Enarit. Nii on. Mauri siis pärast esimest 9 korvi skooril -14. Marionil hetkel -7, Rasmusel -10 ja Enaril, ütleme etteruttavalt ära, on ka siis -10 pärast kui mitut korvi? 9 äkki? 27, sest esimene ring läheb ka arvesse. No see on trikiga küsimus. Trikiga küsimus oli, aga ei ole hullu, õpetan sind ka. Aitäh sulle, mu noor sõber. No nii, aga lähme siis. Korv 10, par 4, 200 meetrit, sirge koridor ja korv siis 200 meetri peal 90 kraadi paremat kätt. Jah, et selline nõuab jällegi head sirget otseviset umbes siia positsiooni ja siit on juba võimalik edasi toimetada see ketas sinna puude vahele ja saada skoorkaardile väike pördikirja. Just, et täpselt nii lihtne see võiks ju olla, nagu Jako siin sõnades selgeks tegi, aga meil on kohe astumas tiialale järjest 4 vägevat võitlejat, vaatame, kuidas nad sellega tegudesse panevad. Esimesena siis esimest aastat MPO-s võistlev, MPO Eestikatel siis Mauri Vilman. Oi, kui hea. Puumaks sai makstud. Jaa, et ütleme nii, et siit on hea edasi rünnata, et mängib Mauri ilusti ja tore vaadata, et see esimese päeva hea tulemus nagu ei ole rivist välja löönud. No nii. Jah. Enar sättis seal sellise kiskja pilguga seda ketast teele, aga seal vasakul on selline erinevaid auke on olemas ja korralikke selliseid liine, et kust on võimalik minna. Sirge viskemees näitab teile. Peaks. Opadi. Jep. Täpselt sinna oligi vaja. Sealt on nüüd alla 100 meetri küll minna. Jah, siuke 80 äkki või? No ütleme 90. Ülesmäge. Jah. Jah, et kirjas on siis 200 meetrit, alguses läheb ta allamäge, mis teeb kõvasti lihtsamaks, aga lõpus tuleb üles visata. Ja Rasmusel oleks ketas neid päris kaugele, kui poleks seal neid puid saanud, et metsas puid on ju. No mõned jah, mõned puud on siin. Vaatame, mis saab. Täpselt nii. No Enar tuleb nüüd sealt no ega ei tule väga. Jah. Nii sügaval metsas, et kaameramees ei hakanud isegi järgi jooksma, võtab siit kangema objektiiviga distantsilt. Rohkem kui 2+2. Ja mingi klõps käis jälle ja tundub, et sai nüüd sinna teisele poole. Jaa. Ai, taaskord hea näide sellest, et avaviskest loeb nii palju, kui olete avaviskega ikkagi koridoris, on pördi lahtine, par pigem niisugune lihtsama poolne, aga kui esimesega oled ikkagi seal puude taga, siis on juba keeruline. Sööb hästi see rada ikka. Oi, väga hästi. No nii, ja taaskord distantsvõte. Jah, kus ta seal on? Kuuse taga on. Kas Enaril ei meeldi olla kaamera ees, et see läheb eemale? Jah, et Enaril siit see natuke läheb nässu see rada, et päris palju viskeid juba teinud, et Marion võtab oma selle tuntud kange ketta, mis on kindla feidiga ja oli korv seal, et mõtles, kas on korv seal või ei ole, aga oli, pandi ikkagi graafiliselt pandi korv paika. No täiesti õpikust võetud pördi siin, et no nii ideaalselt mängitud. Ja loodetavasti saab ka Mauri sinna samasse kohta
sai natukene lühem, aga ei hullu. Tundub, et avavise tänu sellel kikil oli Mauril isegi kaugemal kui Marjonil, aga nüüd siis Marjon lähemal teise viskega. No Enar. Enaril on siin pusimist kõvasti. Hakkas metsameheks. Jah. Arop üks aasta laulis siin, olen metsamees. Jah. Ui. Enaril ei tea, kas kumiseb see praegu kõrvade vahel. No pigem kumiseb. Tehtud on juba varsti 2 käe näppude jagu viskeid, aga korvi ikka ei paista. Ja Rasmus peaks võtma siin parri kindla. Annab küll väikse ranni. Väikse ranni, aga kindel. Jah, et... Kes see kargas tal selle taga? Parr on super. See oli see Kevin vist või? Nii, Enar veel eeskäiga pidi veel lähenema. Küll ta mõtleb, et saaks sinna 11. jalale juba ja poisid küsivad, et Enar, mis said? Mis said? Palju sain tehtud? Nii, Mauri ilusti 9 peal, natuke üles mäge ja olemas. Ja näe, Enar hoiab sealt pead kinni. Aga no plaksutas. Ikkagi eelmisel aastal mängiti sama tiiminimetuse all. Nagu ka Rasmus, kõik 3 meest, et niisugune infokild ka. Aga Marjon, ideaalselt mängitud korv, midagi ei ole öelda. Lihtne 3, ütleme selle peale. Siit tuli mitte nii lihtne. Ei, 7. 3 viset üle parri. Ütleme jah, seda triplat tagasi töötada on ikka tükk tegemist, et nüüd tuleb küll päris juppmaad par 3-sid, aga ei ole ka teps mitte lihtsad need, et alustuseks palju ühtesid siin. Ja, et siuke ka jälle vana rada, et vana rada oma teatud headuses. Nii on, 11 on korvi numbriks, distantsiks 111. Tea, kas keegi topsiga viskab, et saaks veel ühe. Kindlasti keegi on visanud, ma arvan. Ei tohiks nii raske olla, et 111 meetrit. Ei ole, vaatame, kui raske on. Nii, Mauri natuke peale. Seekord sai, jah. Aga seal on üks auk olemas peale neid 6 on olemas, et eeskäega peaks saama ilusti. See seal, jah. Peagi vaatame. Nii, ma arvan, et see peaks olema Maarile päris jõukohane, kuna alla mäge natuke. Võib saada oma distantsirekordit ei saa seekord. Aga ei ole puid. Ei ole võimalik. Ja tundub isegi silitab seda 10 meetri no pigem ei silita. Ei ole, jah. Pigem on sinna ikka kolossaalne distants veel. Nii, Rasmus tuleb täitsa otse ja natuke. No, veidi võib-olla vara. Jah, aga distants on ikka hea, et sealt on parr juba täitsa mängitav. Targa lay-upiga on pigem mängiks sealt parri, et sealt väga ründama ei lähe. Enar, kas nüüd on aeg võtta tagasi? Tule, palun. Tuli üle korvi. Kuule, 120 ja... Siuke mõrus putt. Oi! Siit kaamera võib-olla jällegi... Siit on nagu silepind on seal kõik ja korvel on täitsa sile nagu, et ei, seal ei ole mingit langust ega midagi, et see kaamera oligi üleval pool pettis. Nii, rolleriga või? Mängumeeste... Oot. Kus kohast? Mida? Ime pole, et sa oled nagu -15 peale, et võid lubada endale selliseid asju, et võib-olla teebki pinge vabalt selliseid asju ja toidab. Ja toidab, jah, et... See oli, jah, täitsa aplodeeriks Maurile. Ja andis väikse ranni, nagu öeldakse meil siin tuntud laused siin discgolfi maailma on tulnud meil siin. Ega ei ole... 8 peal või? Täitsa ringis. Keegi lükkas. Jää seisma nüüd. Temal muidugi jääb, minul ei jääb. Oi, vaadake nüüd seda. No nii, pane ära. Palun pane ära. See oleks ilus vaade siit. Apsti. Pärast seda 7 see oli ikka väga magus, et sa paned 111 meetrit sellisel korvil pikaks. Kohe võtad tagasi. Oi, Maurikene näitab ikka igasugust ampluaad siin, et fore rollerid metsast välja, üles mäkke, Vaata, kullil lähevad kõik need hästi nõrgad viskad lähevad teisele poole läbi kettide niimoodi, et... Paneb vist väikse ja nurga sisse, et niimoodi, et... Siis sealt kettide vahet tahab nagu ikka püsti keerata, jah? Siin...
pealtvaatajaid on, et Pealtvaatajaid, bussidega Jõhvist ja Narvast ja Tallinnast kohale, ei Jõhvist ei tohi tulla. Jõhvist ei tohi tulla. Tallinnast on kõik bussidega kohale tulnud, et sest discgolf on ju populaarne ja jalutuskäik metsas. Ja et meil on ju 60 000 mängijat ja populaarsem spordiala Eestis. Korv 12, par 3, 83 meetrit, taaskord uus korvikene sel aastal. Nägite seal vasakut kätt väikene Mando, circa 15 meetrit enne korvi. Viskame ülevalt alla poole ja on siis nii-öelda 2 peamist varianti, kas otse Mando kõrvalt siuke sirgevise või siis sealt, kust Enar läheb. Laialt Haiseris. Laialt Haisest, aga ma arvaks, tundub, et liiga tugevalt, ei läinudki. Mulle pigem tundus, et hakkas vara keerama. Seal peabki vara ära keerama, sest kui sa paned natuke pikemaks, siis seal korvi kõrval on korvi kaitsevad, seal on päris korralikud kuused, et ega seal ei ole enam 10 peal pole midagi teha. Ohoo. Ja, et seal, see koridor on kindlasti olemas, nagu näha Mauril. Nüüd ongi seal selles kohas, kus on nagu, sul pole midagi teha. Sa oled 5-6 peal ja ütleme nii, et seal on 98%, et sa ei saa puttida. Ja, see on pigem. Võid olla küll 6 meetri peal, aga... Siin tuleb pigem peaks tulema keerama varem ja nagu Marionil just 6 peale, 7 peale. Läks ka kriips laialt, aga vedas, et ei saanud Keegi võiks otse ka visata, ei vissa ei. Ei, need vennad ei julge. Nüüd saab otse viskata. Nüüd saab otse visata. Rasmus oli paar parri kirjas ikkagi, et algus oli selline... No, kõige sügavamale sinna vasakule metsa ei läinud, et seda nagu sealt kaamerapildist drooni vaatest ei rääkinud, aga sinna nagu väga ei taha. Ja kas tuli Mando Miss ka veel? Pigem tuli, jah. Läheb, teeb tropparist juba 4. Tuletame meelde, par 3. Lõhnab 5 järgi. Aga no, mine seda. Ei tea kunagi, jah. Ja lõhnab. Ja siin oli... Ei andnud isegi lootust kübeketki, et kui sa juba viskad nagu ütleme selline oma soki kõrguse ääre pealt seda nagu, siis mis tal on ju madal sokk, vaata ju, et no näed, Mauril, ma ütlen, ja veel väikene. Ja, aga see on õnneks 4 peal, et... Timo vaatas, et ei olnud piisavalt, pani ühe veel kasvama. Ja läheb eile natuke nagu ei teinud seda käega lõpuni liigutust, et... Vaata nagu Kivimarko näitab alati ette, kuidas mööda paneb. Ja panebki mööda. Enar läks olemas, teine järjest. Hästi hea. Üks veel ja tupla on nagu, või see tripla on nagu lahendatud, et ma ütlen, et kui sa, see tripla on nii lihtne tulema, aga võta siis nagu... Võta siis tagasi, jah. Ja, et... No näed, tupla on lihtne tulema. Jah, et... Ma ütlen, et see alutagus on selline, et hakkab juba nagu miinuse poole minema ja siis ilusti tuled sinna jälle parri tagasi või oled väikses plussis, et... No Metsamaal on... Ja, et siin kõik on ainukesel... Marion ja Rasmus on siis hetkel ring 0, Enar 1 alla ja Mauril on 3 alla. Jah. Tänud taaskord selle toreda vaheklipi eest Eiveri, Karl-Olav ja Urmas Pärnust. Liigume edasi korvile 13. See on nüüd siis tegelikult vanast alutaguse kollase kotka rajast numbriga 4. Ütleme nii, et selline eestkäe Haiser kergelt üles mäkke. Kena eestkäe lihtne vise, mis viimase ajal üldse ei taha välja tulla. Kusjuures vastupidiselt minul tuleb. Sinul tuleb või? Mul isegi täitsa see üks rada tuleb välja. Ma ei tea, miks, aga mul viimase ajal kõik need lihtsad nagu eestkäe rajad, mis peaks nagu olema nagu une pealt on ju. No ei tule. Ma läksin siit niimoodi vasakult kaugelt kaarega igat pidi niimoodi, et sealt juba järgmise radade poolt igal üritasin nagu. Et see on nagu tobe, et ei taha. Võt see on hea visa. See on ilus. Hea kõrgus. Ja olemas. Ideaalne. Jah, et... Mauri on hoos. On hoos. Väga hoos. No siin on kindel pördi, et... Näed seda fotograafi, vaat kus sa ennast sinna...
Neid jagas segas ka poisse või? Jah. Ohohoo, rattad all. Jah. No jälle, kriips ebamugava asendaga, noh, sellistele meestel peaks olema, pane marker, jalg sinna puu ette ja piisavalt lähedal, et ütleme, et see ära lahendada. Aga näed, 2 tagakäeviset ja ei jõua. Ei tulnud välja need visked, et eestkäepoisid on... Rasmusel jah, raske ring, et kõvasti pördis võtnud, aga parris praegu. Alustas jah tuliselt, aga see ring on jah parris. Noh, Enar sipsas sinna Marioni juurde. Jah, 4-12 meetreid. Rasmus läheb taaskord siukse kepsaka sammuga. Elegantne kõnnak. Ja kadunud ongi ja aga sealt... No, kust tuleb ketas? Sealt poolt tuleb Opsti! Olemas. Noh, ütleme nii, et ennustaksid 2 pördid, 2 parri. Just, julge pakkumine muidugi. Miks ta ei ole? Nii. Võtab väike rohkem aja ja mõistlik. Ilus eesti keel. Jah, jasi. Võtab väike rohkem aja. Võtab, no. Eks meil siin tead ole juba räägitud ka üks ja, et neid sõnu annab ikka siin ritta seada, et sellise põneva mängu peale juhtub rohkem kui vähem. No. Ei see midään. Et 2 pördit, nagu sa ütlesid. 2 pördit, 2 parri, eks ma jagan ka natuke. Julge pakkumine, mine osta 1 tupla endale. Ma võtan parem rajal neid tuplaid. Eks sa siis ei võta. Et... On ette tulnud mõni. On ette tulnud karjääri jooksul, et mitu tuplat on. Vaatan statistikast pärast järgi. No, ehk hakkan pördidega järgi jõudma tuplatele. Pougidele või ei jõua nii pea. See selleks, korv 14, par 3, 118 meetrit on tuttav veel varasematest aastatest, aga kippus nagu vähe lihtsaks muutuma, et viidi tiiala kriips taha poole ja ette jäeti üks puu. Jah, puule pandi veel kaitsmed ümber, et oleks veel natuke laiem, et siin on jah, see tiiala on natuke, ütleme, kriips nagu vales kohas, et midagi ei ole teha, aga teevid on see fotograaf on seal ikka eriti julge poiss. Aga Mauri jah. On. Pikaks pani, 18 ikka, panen pikaks. Aga ma arvan, et sealt on pördi ja ta on ilusti siis juba miinus... Mis ta oli, 12 pealt alustas, miinus 5 peale jõuaks siis. Jah, ma arvan, miskab just mina natuke veel üle. Vaata selle nurga alt nagu ei tundu, et oleks puu seal ees. Ja need visked ka nagu nii kergelt sealt mööda. No, kull saab sealt 12-13 pealt proovida. Ei, tagakäega kindlasti mugavam visata siin, et mida, siin ilmselgelt see, et viskasin lihtsalt üles ketas ja ta läks sealt poolt august. Sealt poolt, jah. Ai, kus see Nicolo Castro Forteris tõmmati praegu taeva poole ja nüüd on veel tegelikult pea pool fairway'd minna ju. Jah. No, et ikka päris kaugele ei. Ja Rasmus oma ustava ahtiga. Ja, et väga ilus ise, ma arvan, see on kohal pargitud. No ja lühike just pargitud ja ikka väits vara keeres ja sinna ikka kuuse taha. Ikka ei ole päris... Kuuse taha. Ma ei ole ikka päris tagaga ekspert, et suhteliselt... Ma ei saaks loodnud ikkagi nagu korvi olla, et... Mauri tegi ju väga siukse nagu... Ja, aga Mauri... Nagu laisa liigutuse, aga... Tema ketas oli ka siukene, tal oli näha, et tal pikemalt nagu tegi seda flexi, nagu nad selles keeles räägivad. Et Rasmusel see ahti on siuke kriips nagu agaram keerama hakkama. Varem tahab sinna kohale jõuda, aga näed. Rasmusel väike vaade on, ütleme sealt, et... No, poiss on teinud seda venitust. Jaa, olemas. Atleetlik poiss ja jalatark ja pani ketta teele. Ilus ise. Väike pats. No, Mauril võiks ka see minna, oleks ilus. Läks olemas. Vaata, tal on siuke enesekindel terav pott ka, et kui ta on kuskil puude vahel, siis... Ega väga ei värista, ütleme nii, et täna on nagu... Kindel poiss on. Ilus nagu, et... Näha näost ka, et ei tundu küll mingit värinat, et mind filmitakse ja sõbrad pärast kommenteerivad, kui ma siin vahen. Me pole isegi poole peal vaata ju, et ütleme alles teine päev ja 3. ja 4. päev ootamas, et... Kellel on poole peal, kellel ei ole. No jah, et... Aga nendel meestel on kindlasti poole peal alles. Või hakkab jõudma poole peale, et... Ütleme nii, et... Neid toitjad on ka vaja siia nagu mängima. No nii, korv 15, par 3. Vanasti
oli üks sarnane selles osas, et mängiti samad tiialalt, samad koridorid, aga korv asus vähe teise koha peal ja siis oli ta par 4, nüüd on ta par 3. Jah, et oli vähe pikem rada, 20-30 meetrit, aga ütleme nii, et mulle on hakanud see rada sellepärast rohkem meeldima, et nüüd saad poole kaugemale kui vanasti par 4-l millegi pärast. Ma ei tea, miks, aga kuidagi läksid siis nagu kangutama rohkem või? Ma ei tea, kuidas, aga kuidagi nüüd tundub eriti see nagu mugav visata. Võib-olla on see, et lihtsalt olen ise paremaks saanud ja ettad õiged. Ja Mauri teeb väga ilusa viske, et ma arvan, et natuke tahad, et skipaks rohkem sinna sissepoole, aga tabas ilusti koridori ja vaade jälle olemas ja et väike pördi jälle võtta. Rasmus jälle tahab natukene vara minna ja saabki puu. Ega sealt midagi muud teha olegi väga, saad väikse ranni anda, aga mitte väga nagu, et mingid puud seal ikkagi ees on, et par on jällegi mängitav ja natukene nagu vara lähevad käest ära mõlemal poisil, et kartsid võib-olla seal taga neid pealtvaatajaid. Huvitav jah, et Kull nagu ees käega ei läinud sinna vasakusse auku, mis nagu võiks eeldada, et tema suguse käega nagu võiks tegelikult nagu toimida. Jah, siin on ennemgi oli üks korv, kus oleks eeldanud, et viskab tagantkätt, viskas eeskätt. Nüüd siis, kus võiks nagu eeldada, et seal see eeskäe koridor on tegelikult täitsa olemas, siis Kull otsustas tagagi kasuks ja Enar ka. Enar oli niisugune vaade olemas selline 15-16, et jäi kriip sirgeks. Jah, nagu näha, et siin natuke on nagu tööd teha siin ikkagi, ütleme, et no sellest ühest puust oleks pidanud mööda saama. Aga nüüd on veel üks puu. Et seal on nagu nii palju erinevaid neid koridore või kust nagu minna ja siis on, kus sa leiad selle õige selle, et täpselt, et sa pead vaatama nii vasakule, paremale, kükitama, et erinevaid liine on seal nagu nii palju, et valida just see õige välja, et kui need esimesed puud maha võtavad, et ütleme nii, et alutagusel tuleb kindlasti kasuks mitu korda ennem läbi mängida ja näha neid erinevaid olukordi. Et just see, et mitte alati minna ja mängida oma näiteks treeniringil parimat ketast, mis on kõige paremas kohas, mängi ka neid ebaõnnestunud ja puukikki saanud, siis sa näed ka sealt neid potentsiaalseid väikseid koridorikesi ja mine vaata jaluta oma ketast 2 meetrit paremale vasakule, leiad võib-olla mingi uue liini, et nagu meile siin jagasin Raimoga pro tippe, et täna siis siit tuli ka üks väike pro tipp. Siin ma olen nõus kuulama tunde ja tunde, et ja see oli üks esimesi siukseid puti nagu eksimusi tõesti. Jah, et aga ei midagi hullu, pari saab kätte, et lihtsalt, et natukene paar kraadi nagu suunaga eksis ja oleks nagu paremale poole pand, siis seal nii-öelda öeldakse strong side'ist püüab, aga sealt vasakult pigem ei püüa enam. Aga ei hullu, No ei, see oli pördiputt, et par on ikka olemas ja kui see oleks ka pördil juba 6 alla, et pigem väga super, Mauri. No nii, jõudsite külmkapist ehk tuua väikese vee ja kurgi võileiva. No kilu võileiva ikka, mis kurgi võileiva. Kurk võiks ka seal vahel olla. Võiks ka olla seal vahel. Ja ega ma seda vett ka ütlesin eetri pärast ikka, et iga üks valib oma kesamärjukese. No sina valid kindlasti vee, seda ma tean. Korv 16, par 4, 195 meetrit. Jällegi üks päris huvitav ja selline paras katsumus, aga ei midagi ülemäära ei midagi hullu. Saab nii tagaaega kui eeskäiga avada seda, et pigem isegi ütleksin, et tagaaega võib isegi mugavam, et jääks sinna fairway vasakule poole, et sealt siis nagu teist viset teha. Aga samas jällegi see pööramine on päris kiire siin, et ja need ütleme siis fairway ääred on puid täis nagu, et ei tohi laiaks ei tohi jätta ja kitsaks. No tundub, et see nüüd on üsna siukene ja natuke ka lühike. Lühike, läks liiga aiseris. Et seesama, ma eeldan kuju järgi, et see oli retroankur, et selle, kui Rasmus oleks natukene nagu flatimalt teele pannud, Kull näitab nüüd ette. Skip oli võib-olla veidi üle liiast, jah, et
aga jah, Rasmuse vise oleks jah olnud veidi parem, et flätimalt teele, aga ta nõuab jah sellist ai, Enar. Nüüd on küll veidi rattat. Aga Enaril ees käsin olemas, et saab ümber nurga sealt ilusti mängida, ma loodan. Ja Kusjuures jah, mis ma tahtsin ka mainida, et Alutaguse Openil vaatasin ka siin paari sihukest tugevamat puuli teisel ringil, vist oli teisel. Ja mängiti ka T-alalt Foreflexi, et kui sul see on käes, siis selle S-iga võid päris kaugele jõuda. No ütleme, et mul on. Kas ka jõuad kaugele? Jõuan kaugele, teinekord ei jõua. Ei no ütleme, Forega on ikkagi päris mugav seal visata, et väga mõnus selline koridor, et minu arust, et ja isegi Forega tahaksin mina jääda nagu sinna rohkem vasakule poole, et siis saab nagu teise Foreflexi veel teha, et see paremal pool olles on see nagu raske, aga Mauri paneb nüüd ilusa. No väga ilusad. Rasmusel siit poolt nägime, et Ketas läks kohe Aiseris välja ja jäigi sinna mängija poolt paremasse metsa minema ja ei saanud sealt ka õnneliku kikki välja. Jah, et Mauri on väga puhtalt siit üldse seda ringi nagu tegemas, et üks põugi vist on, aga see on siuke väike iluviga, et pigem on nagu oma vahet suurendanud teiste mängijate ees, et nii on, vähemalt siin kaardil. Hetkel siin meil puudub ülevaade, mis toimub tagumistes satsides, aga ringi lõpus ehk saame ka sellest ülevaate. Ai, see on kaunis ise. Mulle, siuksed viskad mulle meeldivad, et kui sa suudad nagu, seda on kaunis vaadata vähemalt eeskäe puhul. Mulle meeldivad sellised viskad. Kui sa jätad ta üle minema ja ta jääb lõpuni, et ta on sul jääda mõeldud. Just, et nii mõnus on vaadata seda, et ja Rasmus on ennast 2 viskega mänginud sinna sinise raja 60-meetrise T-ala peale, et ei, tõmbab üle veidi ikka, et veidi kahtlust on siit punast ruudukest tulemas. Ega näed, see sinine rada ei olegi nii lihtne. 60 meetrit ja nagu tõsised raskused. No. Nii väike jumput ja olemas kindel parr Maurile. Nõnda on. No, jällegi, kes see oli seal? No räägi ära. Kull oli, et sai parajalt distantsi, tegi ilusa teise viske. Pöördi on mängitav, aga nii kui avaviskega oled veidi keerulisemas kohas, siis pigem on juba siuke pari juttu rohkem. Kullil on ka ikkagi tegelikult 12 vist veel minna. Ja, tal on ilus run. Joon oli aus, distantsid veidikene kalibreerimata. Enar kõrvalt kohe. On ka parri putt, jah. Peaks olema ka parri. Väike steppar. Ei, mitte täna. Jah. Nüüd on siis Kulli parriputt. Ja parr olemas. On hea sellelt korvilt, ei midagi. Kull siiani tagumise 9-7 esimest korvi on üsna viisakalt läbinud. Enaril on veidikene ragistamist olnud, aga ei see midään. Jah, ilus. Parr ka Maurile. Ja Rasmus peaksid siis tõstma ka ühe väikse punase. Seekord ei olnud tupla. Ei olnud. Ja liigume edasi, 2 korvi on minna. 17. kõigepealt 99 meetrit, par 3. Ütleme nii, et siin on fairway'd igasugust. Siin on jah, algab nagu veidikene laiemalt ja siis läheb veidi siukseks sigrimiiriks ära. Siin pane jah, et silmad kinni, tõmba lototron käima ja pane suvaline ketast teele ja pöidad pihku ja varbad ka ja suhu ja kõik ja looda parimat, et ega siin just nagu siukest ühte loogilist lõpuni viivat koridori nagu ei ole, et kui sellele esimesele avatud sirgele pihta saad, siis võiks juba nagu loota, et oled seal top 20 meetri sees. Oi, see vist oli päris mahe selline oksake. Väiksed puuted olid. Nojah, siin nagu näha, et korvi poolt ka väike pilt, et seal on need samad, need 3 puud, mis seal olid ka 8. rajal, on toodud siia nüüd. Tõstetakse, aga nagu ja kes vahepeal imestab, et mis see üksik Eesti lipp seal teeb, siis see on
ringi jooksul käis ZTP ka sellel korvil ja see märgib siis parimat saavutust avaviskel selle korvi peal. Aga siin poistel kõikidel on sellised nagu pigem soosivad puukikid, et planeerivad ilusti edasi ja jõuavad ikka sinna 20 meetrisse Circle Tuusse vist või? Circle Tuu või? Enar kõrgustest. Ja see on ikkagi päris kohal. Apsti, see on 6-7 peal. Aga kas on? On, siiski. Ei ole kindel. Pikemate sammudega poistel nagu. Siin meil on siin Sten Tammik ja Timo Laidro ja Tarmo Tammemäe ja kes meil siin veel need pikad need Martin Tasalainen ja võistlusel osale. No küll, miks ta ei ole siis? Op! See oli hea üritus. Taru kallale kohe. See oli taktik või? Ei olnud või? Võib olla. Võib küll olla. Seda brändi see mees kasutab. No nii, Rasmus taaskord näitab oma spagaadivõimeid. Ühe siukse pani sisse, et miks mitte ka teine panna, et ja võtke välja või see läheb mööda. See läheb seal olid oksad natukene segasid. Natuke rohkem segasid. No nii, järgmised proovimehed, et... No nii, Mauri on siuke jah, et ringi ääres või? Läheb. Oi, püsis! Läks! Ilus pinn on sees ja hoiab otse ja kas esimene kordus? Oho! Hopsti, vaata ise ka. Tagant otsast! Niimoodi läks veel. Kus sellest tahama ütlen sulle midagi? No, ütle. Minul jääb mitte kunagi selline sisse. Kuidas niukestel tippmeestel jääb selline, kõik asjad, kui sa vaatad nagu ideaalselt. Siin mängis ilmselt ka see lisaspinn, et ta keerles ja natuke võib-olla andis abi. Üles ja rauda, väike roll ja õnneks jääb siiski 2 meetri peale, et peaks olema lahendatav. Jah, et... jäi 4 peale. Praegu võiks öelda, et tugevamaid soosib. Mauri on hetkel olnud tugevam. Väga ilus, 18 alla juba 2 ringiga ja 1 korv on veel minna, et see jooksev ring siis 6 alla. 6 alla jah, et... Puulikaaslastele ainult Marion on suutnud mängida 1 alla ülejäänud 0 peal siiamaani, et vaatame, mis siis viimane Alutaguse kuldse kotka masterpiece siis toob, ehk siis korv 18, par 5, 246 meetrit. Põhimõtteliselt ideaaltrajektoor oleks sirgelt, väike Mando siin, mis tegelikult kaitseb just ainult selle eest, et sa teisel korvil mängivaid mehi ei ründaks. Ja siis väikene pööre kripsti niimoodi siia paremale ja vaatame siin puude all, paari puu all jälle. Seal mingi kollane korvikene paistab, et droon väga uljalt siin vahel ei lendaga. Nagu see lennuk ikka, mis meil lendab praegu. See Fairway on nagu laigu lennuväli nagu jälle järjekordselt. Et nagu see lennuk mahtus läbi siin, mis näitas meile seda trajektoorit. See ongi lai jah siin. Kas need on sealt Eesti lennufirmast? Külgkorvi mootorrattaga siin ei saaks sõita, vaata. Siis oleks... Nii, Mauri läheb paremale ja... Ei tea, kas mängibki sinna meelega või? Seal on olemas mingi selline väike joon, aga see vist natukene veel nagu puudu sellest, et aga pigem on see, et tal ise läks päris pikale, et ükski puu maha ei võtnud, et mida kaugemale jõuad siin seda... juba absoluutselt võidus. Ja võidus, et siis on juba võimalik seda... Pöördit rünnata, tahtsid see öelda. Pöördit rünnata, jah. Jäime Marioni viset siin ootama, et mis ja kus. Ja näed, vahepealne väikene vihmasabin on nüüd lubanud taaskord tagid seljast ära võtta ja soki madalama lasta. Veidi päevitust. Ops, kulaga Rasmus tõmbab siin küll distantsi praegu. Atpadi ja liskab tagasi veel. Jah, et ma arvan, et siit on juba võimalik iiglit rünnata, ütleme nii. Absoluutselt, sest ta on seal nii-öelda selle väikse orukese põhjas, kus sinise raja eelviimane korv on, et vaatame. Hästi läheb ka minu arust nüüd saab samasuguse, saab kaugemale veel. Jääb puude vahele, distantsid peaaegu, et sama distants. Ja jälle korduvad sõnad, eesti keel, kaunis keel. No nii, Marion esimesena siis sealt Fairway vasakust. Sealt on vaja kusagile Mando juurde visata, ega rohkem ei olegi vaja ja sealt saab juba edasi toimetada. Madalaks.
no viskas üles, ja, et sealt tegelikult ütleme, Birdi veel on mängus kindlasti. tema eeskäega ka. Nii, kus see Mauri läheb nüüd? Kas nüüd on küsimus, tuleb välja Mando juurde, tundub jah, tuleb vist. Vaatab fairway poole tagasi vist. Ei vaata, ei läheb sealt otse. Kus kohas ta ei saa ühtegi puud, ei saa, päris kaugel on. Ma arvan, et on... Ikka otse läbi metsa tuli. Ja ei ole päris lähedal. Palju minna. Noh, ütleme siuke 60 on umbes selle sinise korvi tiialast natuke edasi võib-olla, et nii, ma arvan, ta on natuke liiga üles vise, et no ja ütleme nii, et nüüd on Birdi mängust väljas pigem. Temasuguse siukse pehme käega venna puhul on see ikkagi ületamatu. Tervitaksin siinkohal Maarjan Kulli, et eks ta ikka vaatab. Ei ole midagi isiklikult mõeldud, et saab aru küll, et tegelikult on raske jah. Ütleme isegi jah, et Rasmuse puhul on see vise nagu jääb kangeks ikkagi. Ja ikka see ankur veel ei ole nii sisse mängitud, tahab siin sinise teist korvi rünnata. Green hit. Valel korvil, aga tal on kolmas vise teha ja lihtne lähenemine ja Birdi peaks olema täitsa nagu mängitav, et see iigel ongi siin juba pigem väga suur. Ei, see on ikka väga tugev tulemus. Enaril natuke ebaõnnestus minu teada, aga sai fairway peale. Tahab jälle minevaga, läheb üle. Kas läheb piisavalt? Ringi äärde, vaata. Ei, täitsa, ütleme nii, et saab proovida. Jah, on küll step-putte proovinud, vist sisse pole läinud, aga nüüd võiks see viimane minna ja oleks ringil ilus lõpp ja -1 lõpetamine. Ja Mauri. Ja olemas. Korras. Olemas. Greenit ja... Julgeme öelda, et mees lõpetab -7 selle ja liigub -19 peale. Vaatame pärast tabelist üle, mis... ootame ära. Pigem ei usu, et keegi midagi sellist täna siin korda saatis. Ja Rasmus ka on väga rahul. Lehvitab nendele inimestele, kes ka Viljandist tulid siia bussidega. Charter bussiga. Oli tellitud. Nii, Maarjan läheb ründama. Aus üritus. Ikka tal on need on täitsa ausad ja kõik, aga ei ole veel kukkunud. Kui Enar sisse saab, Rasmus sisse saab ja Maarjan, siis kõik lõpetavad -1 selle ringi. Mine, lippad ja loppad nagu võiduväljaku tuvi lendas, aga ega siis ei saanud. Pärast vabariigi aastapäeva. Jah, et... Kui mõni jook on sinna maha pillatud. Natuke nagu halvasti ja Mauri olemas. -7 ring, -19 kokku, et mees on auga liidkaardil. Esimesest aastat MPO-s ja selline 2 ilusat ringi, mis ideaalset ringi nagu põhimõtteliselt. Pigem võiks öelda jah, et väga väike põuks oli seal, kas oligi teisel rajal on ju? Vist oli minu arust tal, mis iganes, aga kuskil võttis jah. Ja Maarjan ka rahul. 1 alla. Ja Rasmus ka. Birdi, 1 alla. Et vahed päris suured tegelikult, 10-le viskele nende meeste vastu. Nende meeste vastu, et mehed siin loevad veel oma skoorid kokku, et mingeid apsakaid ei ole sisse tulnud. Ja selline ta oli siis MPO liidkaart, teine ring Alutaguse Kuldsel Kotkal. Saame siin ka ette siis pärast teist ringi üldseisud. Esimesel kohal siis Mauri Villman ja vahi, et tagantpoolt on tõusnud mehed nimedega Albert Tamm, Asko Krais ja Silver Lätt liidkaardile 3. ringiks. Täitsa tundmatud vennad nagu. Aga 2 ringi on veel ees. Tänud, Jako. Tänud sulle, väga vahva oli jälle üle pika aja. Miks ta ei olnud? Absoluutselt oli. Kohtume peagi taas. Tšau.